Võib-olla peaks alustama sellest, et kuidas me selleni üldse jõudsime. Tegelikult jõudsime selleni, et me 2017 tegime Navi seltsimajas lõõtspilli mängimise õpitoad. Ja nagu selgus, tahteid oli palju, aga pille ei olnud. Ja vahetult pärast seda avaneski kohe partnerluskogul voor, kus oli võimalus ühistööna ka, meil hakkas mõte käima kohe, et miks mitte pille teha kohe niimoodi. Aga ühtegi sobivat meedet nii-öelda üksi tegemiseks ei olnud, siis oligi variant ühistööna teha see projekt. Projekti tegevuseks ongi lõõtspilli, depotüüpi lõõtspilli valmistamise kursus, mis on läbi 2 aasta ja mõlemal aastal saab kursusel osaleda 15 pilli valmistajat. Kursus ise on, üks tsükkel on 9 kuud pikk ja esimene tsükkel algas 2017 oktoober ja lõppes 2018 juuni. Osavõtjad käivad koos igal kuul 3 kalendripäeva, 3 päeval ja ülejäänud päevad nad teevad kodus iseseisvat tööd. Rõõmu valmistaski see tegelikult, et millise entusiasmiga nad seda tegid kõik, et need, kes seal neid kursusel osalesid, need omavahel suhtlesid hästi palju ja et mina tegin selle asja niimoodi ja sina tegid niimoodi. Meie eesmärk oli ka kursuslasi vastu võttes, et võtta sinna kursusele neid, kes teeksid oma lastele pille ja neid oli 4 ja näha siin lõpupeol neid 4 last mängimas ennast unustavalt mitmeid tunde, siis see oli tõesti innustav. Piirkonna jaoks on kohe kindlasti, et ainuüksi 30 pilli saab siia juurde, 30 inimest saab rõõmsaks, nad saavad oskused, kes oli ka neid, kes ei osanud mängida veel sel hetkel, nad tegid pilli valmis ja hakkasid pilli mängimist õppima alles. Me teadsime, mida me tahame, et Võru piirkonnas oleks rohkem pillimängijaid, me tahtsime, et siin oleks pillimeistreid ja et meie lootus tulevikus on, et mine tea, võtab äkki meie koostööpartner selle asja üle või mine tea, teeme me ise siia lõpuks sellise väikse keskuse, kus saab ka koolitusi läbi viia, et just see. Kui vägagi tahta, siis saab kõigest üle, et ei ole probleemi, et lihtsalt on vaja endale asi selgeks teha, et kuidas sa saad seda teha, et kõik on võimalik. Võib-olla teinekord on lihtsalt tegemise järjekord vaja paika saada, et mis järjekorras midagi teha.